Vene diktaator Vladimir Putin teatas, et Moskva on ootamatult valmis arutama sõja rahumeelset lahendamist Ukraina vastu, kuid läbirääkimised peavad arvestama olukorda kohapeal. Kuigi, tuletan meelde, varem nõudis seesama Putin, et Ukraina relvajõud viidaks välja kogu Donbassi territooriumilt. Samal ajal väitis Vladimir Putin küüniliselt, et just Ukraina eskaleeris sõda. Ja on ise süüdi selles, et venelased ründavad ballistiliste rakettidega rahulikke linnu ning hävitavad elamuid, haiglaid ja toidulaosid. Ja lisas kohe, et Venemaa löögid Ukraina pihta on väidetavalt tulemuslikumad ja tõhusamad kui Ukraina löögid Venemaa vastu. Aga see peaks veenma venelasi, et väidetavalt pole Ukraina rünnakutes Venemaa vastu midagi hirmutavat. Lisaks väitis Putin, et kogu Venemaa ühiskond toetab sõda Ukraina vastu täielikult. Nagu ta väljendas, alates teadlastest kuni maatöötajateni. Nimelt pärast ainsa sõjavastase partei Jabloko keelustamist, tuletan meelde. Need valimised tema sõnul näitavad, et kõik venelased toetavad sõja jätkamist ja pole ühtegi venelast, kes hääletaks selle sõja lõpetamise poolt. Nii et mobilisatsioon, nagu te aru saate, pole kindlasti kaugel. Samal ajal teatas Vladimir Putin, et Ukraina olukorra lahendamise ettepanekud, mis jõuavad Venemaale mingitest sealsetest riikidest, on, tsiteerin, eksootilise iseloomuga ja venelaste jaoks vastuvõetamatud. Tõsi küll, Putin ei selgitanudki, milliseid ettepanekuid talle tehakse ja kellelt need tulevad. Lisaks sellele esines Putin täna Ühtse Venemaa partei kongressil, kus ta ajas sellist juttu, et see lihtsalt ei mahu pähe. Näiteks, et tema isiklikult ja partei Ühtne Venemaa pole kunagi andnud mingeid tühje lubadusi. Kas tõesti pole kunagi nii olnud? Nii, ja üldiselt on juba selge, miks Putin praegu rääkis sellest, et Moskva on justkui valmis läbirääkimistele naasma, sest edasi. Putin ütles, et ta ei luba, et Ukraina relvajõud rikuksid oma rünnakutega Venemaa vastu Riigiduuma valimisi. Üldiselt vaatame nüüd üle Vladimir Putini tänase pöördumise nii Ühtse Venemaa partei kongressil kui ka tema intervjuu Sarubinile, Vene propagandistile. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda kõike koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Muidugi, need on tõhusad, need löögid. Aga need on õigeaegsed. Ja kindlasti see aitab meie võitlejatel, meie poistel, meie kangelastel, rindel täita neile seatud lahinguülesandeid. Niisiis, Vene diktaator Vladimir Putin rääkis taas läbirääkimistest ajal, mil venelasi valmistatakse ette Venemaa Riigiduuma valimisteks. Vladimir Putin teatas, et Moskva on endiselt valmis arutama rahumeelset lahendust konfliktile Ukrainaga, kuid läbirääkimised peavad arvestama olukorda kohapeal. Nii et kui lähtuda sellest loogikast, mis puudutab kujunenud olukorda kohapeal, jutt käib just sõja külmutamisest ja praeguse rindejoone fikseerimisest. Sest Putini nõudmised lihtsalt anda talle Donbass ja viia sealt välja Ukraina relvajõud, need ei ole siiski kohapeal kujunenud tingimused. Ja see on kindel, see tuleb kindlasti fikseerida. Selle taustal märgin ära ka Venemaa Föderatsiooni välisministri Serjoža Lavrovi avalduse, kes ütles, et Venemaa peaks lootma ainult oma armeele, laevastikule ja, tähelepanu, uutele vägedele. Kuidas on lood mobilisatsiooniga? Lavrov tuletas meelde, et Moskva pöördus lääne partnerite poole küsimusega kõrgeimal tasemel allkirjastatud kohustuste kohta, eriti just NATO mitte laienemise kohta, kuid vastuseks sellele kuuldi, et kõik need olid vaid poliitilised deklaratsioonid. Ehk siis Lavrov tõi jälle välja need müüdid ja muinasjutud sellest, et justkui keegi NATOs oleks kunagi juriidiliselt kinnitanud venelastele lubaduse mitte laiendada Põhja-Atlandi allianssi itta. Lavrov täna, see on lihtsalt uskumatu. Ma imestan, kui rumalad peavad venelased olema, et seda uskuda. Lavrov täna, kui mitu korda on seda juba ümber lükatud, räägib sellest, et justkui oleks kõrgeimal tasemel allkirjastatud kohustused NATO mitte laienemise kohta.
No näidake siis seda dokumenti, jumal küll, kui kaua võib sellega ringi joosta. Keegi näidake dokumenti, mis väidetavalt kellegi poolt kinnitati. Aga kõik on ainult sõnades. Ja Lavrov imestab, miks siis läänes öeldi, et need olid lihtsalt deklaratsioonid. Ja siis hakkas Lavrov jälle vinguma, et lääs pettis vaest Venemaad. Jälle peteti, jälle tehti tünga, sellepärast peavad venelased olema valmis pikaks heaks, ütles Lavrov. Samal ajal üritas Vladimir Putin venelastele selgitada, et kõik Ukraina relvajõudude löögid Musta Venemaa pihta on tühiasi. Tühjaasi. Venelastele lihtsalt tundub, et on mingid tagajärjed. Putin väitis, et väidetavalt on Vene väed suurendanud pealetungi tempot ja lahendavad kindlalt sõjalise erioperatsiooni ülesandeid. Ja lisas, et Ukraina relvajõudude löökidest ei ole vastasseisus Venemaaga mingit murrangut toimunud. Ja et Venemaa löögid Ukraina pihta on palju hävitavamad kui Ukraina relvajõudude löögid Venemaa vastu. Ning tundub, et Vladimir Putin on uhke selle üle, et ta ründab Ukraina tsiviillinnu massilisemalt. Ehk siis veel kord, Vladimir Putin ütleb, et midagi hullu ei juhtu, aga meie löögid on palju võimsamad kui nende löögid meie territooriumile. Milline maniak peab olema, et öelda, jah, meid rünnatakse, aga meie lööme veel tugevamalt, lööme veelgi tugevamalt, just sellised me olemegi. Huvitav on see, et enne seda väitis Vladimir Putin, et Ukraina võimud ise provotseerisid konflikti edasist teravnemist. Alustades tsiviilobjektide ründamist Venemaal. Vladimir Putin seostas olukorra edasist halvenemist just Ukraina poole tegevusega. Ta rõhutas, et nüüd mõjutavad nende otsuste tagajärjed kõiki vastasseisu osapooli. See on vastus väitele, et venelased hakkasid sõja tõttu kannatama siis, kui neid hakati ründama. Ta ütleb, et selles on Ukraina ise süüdi. Siin ma olen veel kord lihtsalt kahekordselt šokeeritud sellest, kui rumalad venelased on. Saate aru, need venelased tõesti usuvad, et pingete süvenemises on süüdi Ukraina. Paneme selle veel kord paika spetsiaalselt venelaste jaoks. Fikseerime, kui Venemaa poleks 2014 aastal Ukrainat rünnanud. Kui ta poleks sekkunud teise riigi siseasjadesse, kui Venemaa poleks 2022 aastal Ukrainasse täiemahuliselt tunginud, siis ei oleks mitte ükski droon ega rakett Venemaa suunas lennanud. Ei oleks olnud ühtegi rünnakut, ei sõjalise ega tsiviilinfrastruktuuri vastu. Ei oleks olnud mitte midagi. Sõda poleks olnud. Ei oleks olnud mingeid rünnakuid. Ei oleks olnud ühtegi põlenud naftatöötlemistehast ega Wildbergsi ladusid. Kõike seda poleks olnud, kui Venemaa poleks Ukraina vastu agressiooni toime pannud. Ja selles, et Ukraina droonid ründavad venelasi ja nende Wildbergsi ladusid ning naftatöötlemistehaseid, selles, et venelased seisavad järjekordades tanklates, selles, et Vene ivanid surevad pühal Ukraina maal. Ainuisikuliselt on selles süüdi kiilakas idioot Vladimir Putin. Ainuisikuliselt. Ja iga venelane, kes teda toetab. Edasi kõlas iseloomulik Vladimir Putini tsitaat. Ta teatas, et ei luba Ukrainal septembris riigiduuma valimisi nurjata. Ehk siis see arusaamatus. Vladimir Putin kardab tõesti, et Ukraina ründab venelasi just valimiste päeval. Just sellepärast kutsub ta ühelt poolt üles läbirääkimistele, et saada paus Ukraina relvajõudude rünnakutes Venemaa vastu, aga teiselt poolt püüab ta hirmutada vasturünnakutega. Ja selle taustal pöördus Venemaa täna teiste riikide, sealhulgas lääneriikide poole, palvega keelata tema saatkonna ees meeleavaldused riigiduuma valimiste päeval. Venelased kardavad minna hääletama Putini poolt näiteks Saksamaal või Hispaanias. Noh, nad kardavad seal. Küsimus on selles, mida nad seal siiani teevad. Miks nad ei sõida oma Venemaale Putinit toetama? See küsimus jääb endiselt õhku. Edasi avaldas Putin avalikult oma strateegia venelaste mobilisatsiooni ettevalmistamiseks. Sest Putin teatas, et eelseisvad riigiduuma valimised peavad näitama miljonite kodanike toetust Venemaa võimude poolt Ukraina vastu peetavale sõjale. Seda ütles Putin Ühtse Venemaa kongressil kohe pärast seda, kui seesama Putin, tuletan meelde, eemaldas valimistelt ainsa Venemaa sõjavastase partei Jabloko. Edasi toon Putini tsitaadi.
olen kindel, et eelseisvad valimised kinnitavad riigi stabiilsust, meie poliitilise süsteemi küpsust, selle võimet seista vastu igasugustele välisohtudele, šantaažile ja agressioonile. Milline agressioon? Kes agressiivselt tegutseb Musta Venemaa vastu? Need saavad olema miljonite inimeste ühise tahte väljenduseks. Nende sooviks tagada Venemaa suveräänsus ja julgeolek. Kogu Vene ühiskond toetab sõjalist erioperatsiooni Ukrainas, alates teadlastest kuni maaelanike ja põllutöölistega. Olen kindel, et meie sõdurid ei vea alt, kogu Venemaa on praegu nendega. Töökollektiivid, vabrikud, tehased, maatöötegijad, kõik. Nii teadlased kui ka ettevõtjad. Insenerid, vabatahtlikud ja abistajad. Meie rahvarinne, kogu kodanikuühiskond. Nagu te aru saite, jah, Putin ütleb, kõik on sõja poolt. Ja need valimised näitavad, et tõesti, kõik on sõja poolt. Talle on seda plebistsiiti vaja mitte selleks, et kinnitada ühtse Venemaa võimu. Ei. Talle on seda plebistsiiti vaja selleks, et näidata, vaadake, need metsistunud olendid, Vene Ivannid ja kes seal veel, nad läksid hääletama, toetasid sõjaparteid. See tähendab, et nad kõik on sõja poolt. Seega venelased, ärge siis pärast virisege, miks teid saadetakse Ukrainasse surema. No sest te lähete toetama. Ja Putin ütleb teile otse, näidake mulle sellel plebistsiidil, et olete sõja poolt, siis hakkan teid kõiki kokku ajama ja saatma surema väidetavalt Venemaa eest. Ja siis tuli kõige naljakam osa. Putin väitis, et tema partei pole kunagi elus tühje lubadusi andnud. Ta kiitis ühtset Venemaad selle eest, et nad, tsiteerin, pole kunagi andnud tühje deklaratiivseid lubadusi. See on tõesti naljakas. Ühtne Venemaa pole kunagi olnud populistlik, mitte kunagi, mis te nüüd, mitte kordagi pole olnud tühje lubadusi. Kas ühtne Venemaa on kunagi valetanud? Ei, see pole lihtsalt võimalik. Ainus, mida ma siin meenutan, on see, et 10. augustil tühistas Venemaa Föderatsiooni ülemkohus partei Rodina kaebuse alusel ja Bloko partei föderaalse kandidaatide nimekirja registreerimise. Ja 17. augustil jättis apellatsioonikolleegium selle otsuse jõusse. Partei kaasusutaja Grigori Javlinski nimetas juhtunud pretsedendituks löögiks valimissüsteemi põhiseaduslikele alustele ja poliitilisele konkurentsile. Noh, ka selline naljakas mees. Milline poliitiline konkurents Venemaal, milline põhiseaduslik alus, millest te räägite? See on ju Venemaa, noh, nagu ütles see Tobu Žirinovski. Miks te ei naera? Pole naljakas, see on Venemaa. Mis põhiseadus? Milline poliitiline konkurents? Tuletan meelde, et Jablogo partei oli ainus partei Venemaal, mis väidetavalt oli Ukraina vastu peetava sõja jätkamise vastu. Ja Putin ütleb, koristage see partei ära, milleks seda vaja on. Ja Verska allikate andmetel, kes on Putini administratsioonile lähedal, oli partei eemaldamise põhjuseks selle populaarsuse kasv. Suletud küsitluste kohaselt uatus Jabloko partei reiting 9, peaaegu 9,5%-ni, mis võimaldas parteil loota 5% künnise ületamisele. See tähendab, et see oleks näidanud, et sugugi mitte kõik venelased ei toeta Venemaa sõda Ukraina vastu. Aga Putinil on vaja just nimelt näidata seda pilti, et ei, kõik toetavad. Kõik ilma eranditeta on sõja poolt, kõik lähevad surema selle sõja eest, kõik lähevad sellesse sõtta surema. Ja varem, tuletan meelde, ei lubatud valimistele Boris Nadeždinit, kes samuti esines sõjavastase seisukohaga ja kes hiljem põgenes Euroopasse. Samal ajal, vastavalt VTS-IOM-i andmetele, langes ühtse Venemaa partei reiting aasta algusest alates ja oli aprilli lõpus vaid 27,7%. Aga Putinil on vaja pilti, et kõik toetavad sõda. Veel kord, tal ei ole vaja valimisi selleks, et näidata, et kõik on partei poolt. Ei, tal on vaja, et lihtsalt kõik ütleksid, me toetame sõda. Sest on ainult üks partei, mis seisab sõjalise erioperatsiooni jätkamise eest. Ja kui te hääletate selle poolt, siis automaatselt tähendab see, et te toetate sõja jätkumist. Noh, ja Putini avaldus selle kohta, et ta on valmis läbirääkimisteks, on tavaline katse võtta mingi paus selleks, et tegelikult valimised läbi viia. Tuletan meelde, et Ukraina tegi juba suure vea selle aasta 9. mail, kui ta tõesti tagas turvalisuse Punasele väljakule ega rünnanud Moskvat paraadipäeval. Mida see andis? Mitte midagi. Järgmisel päeval tulistas Putin juba ballistiliste rakettidega Kiievit. See on õppetund, mida tuleb meeles pidada ja mingil juhul ei tohi lasta neil venelastel vabalt liikuda isegi oma territooriumil. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Venelased kohe metsa, teie arvamus ei huvita üldse.
Ma saan aru, et need metslased tulevad ja hakkavad kirjutama mingeid fraase, näiteks nagu nad kirjutavad au Venemaale, midagi hakkavad nad seal Ukraina kohta kirjutama ja nii edasi. Ärge kirjutage, mitte kedagi ei huvita, nii ongi. See on, teate, nagu kunstikamber. Vaatad, mingid metslased hüppavad ringi, midagi kirjutavad seal, väidetavalt avaldavad oma arvamust. Minge Venemaale, mis teil seal on? Seal avaldage oma arvamust. Nii, ma ei saa üldse aru, mida venelased siiani Ameerika YouTube'is teevad. Mis te teete? See on ju keelatud sotsiaalvõrgustik. See on ju vaenulik võrk. Mida te siin teete? Üldiselt jah. Selline lüüriline kõrvalepõige. Pange videole like, kindlasti tellige kanal ja vajutage kellukesele, et mitte uutest osadest ilma jääda. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega.